7 võitu, 6 kaotust. Karo Kenet Lootusel 6 võitu ja ainult 1 kaotus. Pikkus põhimõtteliselt meestelt sama, Jevgenil väike eelis on, aga tegemist siis semi-pro fightiga, ehk siis 3x2. Alustavad teravalt. Kohe, Jevgeni jooksis kohe peale siin, et Jevgeni tegelikult, jaa, 10-sse, pulsae. Munadesse. Saangi jätkata rahult jutu rääkimisega siis. Ai. Jah, Jevgeni Ivanov siis just hiljuti osales Road to the League'i 4 turniiril, jõudis finaali, kahjuks finaalis pidi võtma vastu kaotuse. Karo Kenet Lootus võistles viimati siis eelmisel The Clashil, mis toimus maikuus ja nüüd tagasi on ta sisenemine päris korralik siin, rahvas elab võimsalt kaasa, et ta on niisugune omamoodi superstar siin The Clashi üritusel koduvõitlejana. Tegemist väga plahvatusliku fighteriga. Ja lõike Jevgeni poolt. Väga terav algus olnud praegu, et mõlema mehe poolt juba. Näeme fighti. 2 minti ainult aega ka, nii et peab tegema tööd. 69 kilo fight on, seda unustasin mainida. Jevgeni Ivanov pigem oli hiline. Ja hästi lammutab, Väga hästi. See ongi Karoli stiil. Minna peale, pressingut panna peale, survastada, anda kõvasti minna. Jevgeni pigem taga ala peal praegu. See oli siuke korralik. Mõlemad otsivad. Algas väga plahvatuslikult. Jevgeni väga liikuv fighter. Pigem kontreerida praegu Karo Kenetit. Karol väga tugevad low-kickid, on ta varasematki lõpetanud fight'e low-kickidega just nii, et on näha, et otsib kohe seda. Otsib. Ilusti vahetab stantsi. Ja jalavahetus haak. Ja tabas overhandi. Väga hea tabavus ka Karoli poolt. Ja 10 sekundit. Opa, ilus lõpetus. Otsis liiga suurt. Korralik round. Ja teine fight tänasel üritusel siis. Kokku on meil 12 fighti. Lõpus 4 tükki on pro fight, ehk siis ilma jalakaitsetata. Aga sinnamaani semi-pro jalakaitsetega. Ja tabamus Jevgeni poolt. Näha, et Jevgeni mängib väga distantsi peale. Sisse välja liikumised. Karol rohkem pressing ja survestab, tahab ära lüüa. Nüüd läheb Karol natuke liiga hoogu, aga meile see meeldib, meie seda tahame. Ja kontra Karoli poolt. Täna on siis esimene üritus, kus The Clashil on puur, nii et kohati ajalooline üritus. Ja midagi kommenteerib Uku Jüri. Ja see on ka Uku debüüt. Debüüte kõvasti meil siin. Aga praegu mõlemad mehed väga otsivad jälle. Nüüd Karol vahetas tegema jalavahetus, mis enne toimis väga hästi esimeses raundis. Kõva otsimine käib. Kõva otsimine, jah. Ikka seda tugevat tahab proovida Karol kindlasti. Maro overhand on juba lennanud, ootab kindlasti Jevgeni jääbit ja nüüd oligi juba otsis sirgemised kõik. Tahab teha sükse korraliku counteri sealt, et saaks ajastada samal ajal. Ilus kehas, väga tugev kehas. Väga hea. Nüüd ja läks hüppage põlga otsima. Võib-olla grammike võra oleks pidanud oota ära, kuni Jevgeni Ivanov on seina ääres kinni ja siis hüpata. Nüüd otsis overhandi. Aga Jevgeni vastab, väga hästi vastab. Laamendamine. Korralik teine raundi lõpp meil siin. Otsisid, aga lõpuks leidsid. Just, ilus ka ühe fight. Ja viimane raund selles tulises fightis. Kas Karo Kenet suudab võtta võidu siit ja
lükkab skoori pealt 2-0 siis Pärnu meeste kasuks ja hea overhand kohe. Kolmas raund tuleb kindlasti tuline. Jällegi vägagi võrdne fight. Tugevad kikid. Jevgeni väga ilusti distantsid boksib praegu. Kumbki praegu võlgu ei jää väga ilusti, kui Karol alustab, siis Jevgeni alati vastab. Ei jää võlgu. Karol natuke otsib praegu siin nüüd overhända võib-olla liiga palju juba. On vaja see teravus ja pressing peale tagasi panna. Kodupubliku toetusega hakkab survestama jälle. Põlve realiseerimiseks ütleme tal kõige paremad võimalused ei ole Karol Kemetil. Ei ole, eriti kuna klintšid, et ei või nii palju teha kickboksis on, et siis tegelikult päris raske. Ja pikkuse vähe vast ka veidi. Ja ma peakski hüppama ainult seal, mis oli olukord, kus ta hüppas. Natuke kaugeks jäi. Aga väga ilusti Karol kontrab sealt esikäe pealt. Kui Jevgeni paneb oma käe alla, nii Karol kohe otsib seda overhandi sealt püsimit. Jälle jalavahetus. On näha, et seda on trillitud. 15 sekki jäänud lõpuni. Nüüd võiks tulla mingi killer kombo. Pam! Kas Karol läheb otsima veel siit tugevat lõppu? Ei saa sest distants ja ongi läbi. Mis sa arvad? Kellele kasuks sina otsustaksid selle? Oskad öelda? Ma arvan raske. Sõltub, kui esimene round läks. Esimene round oli pigem alustasid teravalt, siis oli otsivam, aga kohe saame otsuse. Ringi punane nurk!